Iilu kui kaks Ville, sulle saad oma klepsu. Vahur küsib selle, kui toodi lihtsalt ei, me toome ära, ma organiseerin Vahuri ära. mina oleks teinud. Mõtlesime, koos piduks neile seda koluse valda. No muidugi on see on eks nüüd siis lossi tagumine. See on nüüd jah, Kolu mõisa tagumine küll, kui pargi poolt vaadata. Kes selle mõttele ma panen nimed kirja? No algne idee nagu lossi piltidega läksin kohale. Saaks meie juurde tulla. Suur aitäh, et palavust naudite ja tulete. Anname siis sõna ka meie teise Koluküla inimese poole. Ahah, aitäh, see oli reetne, mina ei pidanud ju midagi rääkima, aga aitäh, et te olemas olete, aitäh, et te siin olete. Ja mis siin Koluküla juba alustas, õige värk on ikkagi Merle poolt ja anname ikka selle õigele inimesele sõna. Ja las tema avab meie peo. Ma ei tea, kas on üldse mikrofoni kuulda ka või? On või? Vähe? Pane mobiili juurde. Ei oskagi. Tere tulemast Karjakülasse, tere tulemast Pähklimäele, meie valdustesse, hurraa! Nii, kõigepealt ma annangi sõna meie Türi vallavalitsuse esindajatele. Vahur Salom, oled sa meil olemas? On, istub siin. Oi, väga armas. Mina räägin ilma mikrofonita ja tegelikult ega siia kanti sattumine ei ole igapäevane mul. Ja tegelikult, eks ma olen esimest korda siin. Ja seda ilusat kohta näha ja vaadata, see on tõesti tore. Ja praegu siin olles ma püüan kaks asja kokku panna. Üks asi on see, et olla ametnik ja ametniku rollis käia ja vaadata, mis valla territooriumil toimub. Aga teisest küljest, kuivõrd tegemist on ikkagi kahe küla, ütleme, kokkusaamisega ja kokku tulemise kohaga, sest minu enda sünnikoht on ka ju ja olen sündinud ka külas, aga seal külas oli ainult minu sünni ajal 2 majapidamist. Ja selle tõttu kadestan neid külasid, kus suuri kokkutulekuid saab teha. Kus on olemas inimesed, kes püüavad seda ajalugu säilitada ja Ülo ennem siin käis ja näitas ja tutvustas kõiki seda, mis siin ümberringi on. See on ju vapustav. Tähendab, üks asi, mida ma tahakski öelda. Hoidke oma ajalugu, hoidke oma küla ja tõepoolest andke edasi see sõnum, mida eelkäijad on teinud. Ja me teame, et praegu ju Eestimaal tullakse linnadest tagasi küladesse, et see külades olemine saaks selle uue hoo sisse, et see ehitus tuleks ka küladesse. Praegu ehitust veel ei tule. Püütakse taastada seda, mis siin on. Nii et see oleks üks tõsine soov ja palve, et tõepoolest hoidke seda traditsiooni. 12 aastat olete hoidnud. Kindlasti tuleb neid tosinaid veel kõvasti siia otsa. Ja nii nagu on siin Merle Ülo oma kaasabilistega vedanud, kindlasti kasvatage endale tublid järeltulijad, kes näed, üks on juba olemas. Et kes niiviisi jätkavad, sest et kui valla poole pealt vaadata, siis ega valla territoorium niisuguseid küla kokkutulekuid palju ei ole. Ja võiks olla ja meie soov on, et neid oleks rohkem, et külarahvas käiks niiviisi kokku, sest et ega olla siin laiali, tulla aeg-ajalt kokku, tunda rõõmu, lõbu ja rääkida oma muredest, tegemistest, mida iganes, kutsuda ka külalisi. Tähendab, see ongi see, mis liidab. Ja see ongi see, mis annab ka küladel elujõu edasi minna.
ja eks valla poole pealt on ju ka piskult küll, aga mingil määral on ju võimalus ka saada nende kokkusaamist jaoks ka väikest toetust. Nii et kasutage ka need võimalused ära. Ma tean, et Ülo ja Merle siin kasutavad väga agaralt ja projekti kirjutamisel on nad nii tublid, nii et eks selleni on ka see, või see on ka näha siin, selleni on see tulemus viinud. Ja kolmas, mis tahaks veel öelda, Ülo juba siin hoiab pikka aega seda käest ja ta kindlasti kasutaks juhust ja hammustaks ka siit. Me teame, et Türi valla sümboliks on jõul. Ja eks Silvi teab paremini rääkida, eelmine aasta sai ju tehtud ka konkurss selle peale ja konkursi tulemina sündiski selline küpsetis. Paraku me oleme niivõrd kurvad ja nukrad sellepärast, et see küpsetis teeb mitte meie Türi valla kondiiter või ettevõtja, vaid peame Paidest käima seda toomas. Aga et seda viga parandada, siis 11. septembri me teeme ju Türi vallas ühe sügis suure festivali igasuguste konkurssidega, nii et peale hakkamist ka teile. Tulge konkursile, seal kodulehelt ja ka sellest valla viimasest lehest te leiate need konkursi kuulutused, et lööge kaasa. Võib-olla saab siis Kolu ja Karjaküla inimesed ka mingisuguse tiitli omanikuks, et järgmine aasta seda rohkem jälle siin rääkida, millega te olete hakkama saanud. Nii et head peotuju, lõbutsemist ja olge siis ikka sellised kokkusaamistel tublid, agarad ja teie külaelu aina õigus. Aga selle koogikese annan ma küll siia. Korraldate. See tort läheb muidugi kohe külma tagasi hetkel, aga meie tahame siis Karjaküla poolt anda Vahurile kaelalehtri. Pioneeriajad tulevad meelde. Ja. Et teeme jah aplausiga. Peaaegu õige pioneerirätis. Oi, palun. Kallistamine käib alati asja juurde. Ja samuti ka Koluküla annab üle abivallavanem Vahur Salomile küla logoga pluusi, mis valmis eile. See on nii soe alles, et ta aurab. Aplaus! Nii, nüüd on siit. Aga sellega ei ole meie sõnavõtud veel lõppenud. Annan ka sõna Türi valla vanema nõunikule Silvi Lukjanovile. Ta ütles küll, et tema on ainult pildistaja, aga ta oskab ka meile midagi öelda. Kena rahvas, mis te arvate, mis ma teile nüüd siis ütlen? Kena peotuju teile siin, sest Vahur rääkis kõik ilusa asja ära. Kutsun teid tõsimeeli kenasti pidutsema, lõbutsema ja midagi pole teha. Mina kajastan teid nii palju, kui saan nende piltidega. Merle palvel kirjutan väikese teksti ja ausõna, kui teil siin toimuvad sellised ilusad ettevõtlused toimetamised ja te mulle nendest teada annate, siis mina olen valmis neid kajastama. Sellega ergastama teie külaelu ja tooma teile siia rahvast juurde ja teid kuulsamaks tegema. Aga me anname Silvile ka meie külaläti. Mina ei jama midagi. Jamaks alles hakkab minema siis, kui õhtu. Ja, elu on näidanud. Ma räägin see, mis on tõsi. Ma luban, et ma peopilte ei tee. Neid, mida te ise näha ei taha, neid ma ei tee. Aga me tahame kõike näha, on ju? Ja samuti ka Koluküla poolt Silvile samamoodi jälle värske alles aurab. Super. Kui me nende Vahuriga, nende särgidega esmaspäeval tööle tuleme, me tuleme, on ju? Esmaspäeval lähme selle särgiga tööle. Nii. Ja rätik kaelas. Rätika kaelas. Okei, rätika kaelas. Siis uskuge mind, mida meie küla või see meie vallarahvas selle peale seal ütleb. Kadetsevad. Täpselt õige. Meil on Silviga hea minna, sest me ju lähme ju ühest teed. Nii et aitäh teile. Aitäh ka teile. Ja traditsiooniks saanud ikka Kaheküla kooli lõpetaja. Karjakülast on meil Sallilepik. Sallilepik, oled sa siin? Ei ole. No Sallile saan ma ise ära anda, sest ma sõidan alati tema tee otsast mööda. Salli ütles meeldiva häälega, teda ei ole kohal. Ütles või? Nii, aga siis palume Koluküla
noori. Tiina Nõmmikut. Sander Samun. Ka ei ole. Kersti Sääsk. Tule ette. Aplaus Kerstile. Tema väänas käsa enne ja ütles, mina tahan oma pluusi enne selga panna. Et temal on juba pluus seljas. Ja muidugi Kersti on siis üks nendest inimestest ühe kaaslasega, kelle ettevõtmisel see Kuluküla logo valmis. Ja väljas saab neid pluusesid ka. Ja Külliki Murumaa, kes võttis ka vaevaks veel minna laste kõrvalt ja mehe kõrvalt õppima ja ka lõpetada kooli. Temale samamoodi meie oma Kuluküla särk. Jätka ikka veel, sul on hea pea. Ei ära mine, oota nüüd hea inimene üks. Ütlen veel seda, et kui teil praegused särgid lähevad märjaks, te võite ära vahetada Kuluküla särkide vastu. Ja siis on meil tavaks saanud ka selline asi, et 2 küla peale, kui on tulnud lapsi, pisikesi beebisid. Kahjuks Karjakülas ei ole sellel aastal ühtegi, küll aga Kolu hoolitseb selle eest, et veel suureneda. Siis palume siia Kadi ja Artur, kus te olete. Võtke tibu kaasa ja tulge siia ette. Teeme ikka aplausid. Ja Miia ja Aivo, tulge oma väikese Egertiga siia. Räägin teil rahakassa meil, kus on juba eurone sees, et me vanad prahti sisse ei pannud, et on väiksed rahakassad, mis on valminud siis tublise kohalike naiste poolt, et korjake see eurosid täis. Ja aitäh, aga aplaus tuli. Nüüd Kersti saab veel sõna. Nagu tähendab panite, me juba jagasime särke siin, mis ahjusoojad kolusärgid. Aga sündimislaust on see, et nagu öeldakse, kui oma külast abi ei saa, tuleb meil naaberküla appi. Siis tegelikult see särk on sündinud 2 küla koostööna, pool minut ja pool on Toomas Netsil. Sulle ka särk. Ma pean pool pidu täna kolusärgiga käima. Jah. Ma ütlesin just äsja, et kui üks saab märjaks, saab teise panna. Nii, selle poleks tegelikult meie ametlik osa läbi, aga ma räägin veel see, mis täna siis toimuma hakkab. Et õige pea peaks tulema meile siia külalisesinejad Pärnialt, on Krõõt ja Kraadet. Kella 6 paiku umbes tegeleb tädi Alice Hirsipuu, kes tuleb meile Tallinnas Sukuteatrist. Tema tegeleb lastega ja täiskasvanutega, kes tahavad lapsemeelsed olla. Umbes 7:30–8 paiku Pärni taitlejad võtavad ka ette suured inimesed, täiskasvanud, õue peale mängima rahvuslikke mänge, igasuguseid muid, ega mina ka kõik ei tea, mis nad meil siin täna korda saadavad. Ütlen jälle umbes kella 9:30 paiku tuleb meile Marko Vargna siia mängima. Jänu ja nälja eest hoolitseb meid Hilda Jürile. Ja muidugi samas tahame siis tänada Türi vallavalitsust, Järvamaa jahindusklubi, kes andis meile käekaelad ja kultuuri- ja spordiklubi Alemit, kes meie tehnikaid, no ma ei tea, kas on tehnika, muusikat igal juhul tuleb. Nii. See, et meil see pidu jälle teoks saab, täname perekond Ormust, perekond Nõmmikut, perekond Lukast ja perekond Lepust. Ja ütlen veel seda, et piletimüügis on raha eest saavad erivärsked, soojad, Kuluküla logoga, T-särgid ja endiselt ikka Karjaküla pluusid ja Sweet dreams
and sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of, dream a little dream of, Tere teile kõigile meie poolt. Meie kandis nimelt öeldakse, et armastus teeb ilusaks ja naer teeb nooreks. Nii et me loodame, et meie tänane väike programm annab teile natukene neid rõõmupisikuid, et te siit lahkudes täna oleksite kõik süt nooremad, süt rõõmsamad ja et teile kõigil oleks põues ikka armastust. Ja meie eeskava on niisugune, mõeldud ikka rohkem nii naljaga vaatamiseks. Meil on neid külalisi kaasa võetud siin, neid natukene tuttavamaid ja natukene mitte nii tuttavaid ja võib-olla mõned tunnete te ka ära ilma selleta, et ma ütleksin, kes nad just on, aga esimeseks pakume teile vaatamiseks ja kuulamiseks Tõnis Mäge. Mä tunnen
ja nüüd tahavad meie naised laulda just sellest, mis nende hinges kogu aeg niimoodi natukene kripeldab ja natukene niimoodi südame peal on. Kes oskab, võib meiega Jumala rahus kaasa laulda. naisterahva elu nüüd väga niimoodi kerge muidugi ei ole, aga mina ei tea, kuidas see niimoodi on, et aastatega millegipärast minu maitse on natukene muutunud. Vaata, kui mina olin 18, siis mina unistasin, et mina tahaks endale niisugust pikka lokkis peaga tarka ja soliidset ja hea huumorimeelega meest ja nojah, ja kui ma siis olin 25, vaata siis ma mõtlesin, et ei noh ikka, et pikk ja tark mees võiks ikkagi muidugi olla. Jah, aga vaata praegu ma mõtlen, et kui saaks vähemalt kuskiltki mõne mehe kätte. Aga no sellega on väikseid probleeme vahest. Aga igal juhul järgmisel paaril ei ole mingeid probleeme. Iga naise unistus on olla kellegiga jaoks kullake, väikseke, armsake. Veel
päikene. Olen sinu päikene. See väike täheke, kui tuleb pilveke su teele, elab minu südames. Sinu südames. Ta on tõusnud on praegu liialt paisnud teel on tuul. Öises unupides, siis kui kõik on pime, sa peegeldad end kuult. Oled minu päikene. Olen sinu päikene. Kelle ümber elu keeb. Sinu ümber elu keeb. Su sära silmadest leides, tiireldama tahan veel. Tiirlesin ulpele. Ta on tõusnud on praegu liialt paisnud teel on tuul. Öises unupides, siis kui kõik on pime, sa peegeldad